Tere tulemast tagasi. Tere tulemast tagasi konverentsile Inimene algab sõnast. Ene Mihkelson 80. Ja nii nagu viimased 5 aastat, täna siis 6. korda, anname me üle, kuulutame välja kõigepealt Ene Mihkelsoni kultuurimõtestaja preemia. Selle preemia eesmärk on, või ta on mõeldud siis tõesti esile tõstma kultuurimeedias ilmunud käsitlusi, olgu need siis kirjutised, tele-, raadiosaated, mis on siis aidanud raamatukultuuri või kirjakultuuri kuidagi süvitsi mõtestada, edasi viia, populariseerida, nähtavamaks teha. Ja siin te ka näete, et need nimed, kes on siis juba preemia möödunutel aastatel pälvinud. Ja sel aastal kutsun ma siis siia ette laureaate välja kuulutama ja selle aasta žürii tööst rääkima žürii liikme Marju Lauristini. Nii et palun, Marju. Ene Mihkelsoni kultuurimõtestaja preemia idee sündis praktiliselt koos seltsiga, sest kui selts seab oma eesmärgiks viia edasi neid väärtusi, millest ka Ene oma loomingus nagu juhendus või keskendus, siis kindlasti need väärtustulka kuulus kirjanduse kui sellise väärtustamine. Kirjanduse tähtsuse, kirjanduse raamatukultuuri, kõige selle tähtsustamine, väärtustamine ja kuidas seda muidu siis saaks toimuda, kui sellest kuskil ei kõneldaks, ei räägitaks. Võime öelda ka niiviisi, et kunst üldse, ta ju sünnib 2 korda, 1 kord ta sünnib looja nii-öelda mõtetes ja looja käe läbi ja teine kord ta sünnib uuesti, siis kui tal on ka neid inimesi, kes sellest aru saavad, seda naudivad ja selle üle ka kõnelda ja arutada tahavad, ilma kultuurilise keskkonnata, kultuurilise keskusteluta ühiskonnas tegelikult. Ikkagi ka kultuur kui selline ei ole elujõuline. Ja meil on väga hea meel, et meil on täna siin žürii poolt nagu selle preemia vääriliseks tunnustatud kogunisti 2 inimest. Meil on siin parem ka olnud seda, et me oleme jaganud selle preemia. Ja tegelikult siin oli üks niisugune väikene, ma avan natuke seda meie žürii töö tagumistust ka, väikene arutelu, et kandidaat hulgas meil oli 2, kes olid mingis mõttes väga sarnased ja mingis mõttes täielikult erinevad. Sarnased selle poolest, et nad mõlemad kõige muu kõrval, mis nad on teinud, on inimestele nagu lähenenud ja on võib-olla kõige tuttavamad selle tõttu, et neid näeb regulaarselt. Neid näeb regulaarselt televaataja ja neid kuuleb regulaarselt raadiokuulaja. Ja millest nad seal räägivad, igasugu asjadest, aga väga läbivalt kirjandusest, raamatutest ja vaadates seda, kuidas moodi meie üldisemas arutelus lehe pealkirjades me võime sellised Hiobi sõnumeid lugeda selle kohta, kuidas küll trükisõna kaob ja küll raamatuid keegi enam ei loe ja nii edasi, siis ma võiks öelda, et meil on tegemist 2 särava raamaturüütliga, kes seisavad ja kaitsevad seda, et raamat ikkagi püsiks meil meie kultuuris sellel kohal, mis tal peab olema selleks, et see kultuur kestaks. Ja need inimesed on Maarja Vaino ja kirjandusminister Mart Juur. Ja ma pean ütlema, et arvestades seda niisugust olukorda, kus ma usun, meil kõikidel on olnud niisugused kibedaid hetki kuulamas meie kultuuriministrit, kelle jaoks mõnikord tundub, et ikkagi hoopis teised kunstivaldkonnad kõik on esiplaanil ja kirjandus ja raamat jäävad tahaplaanile, siis meil on hea meel, et meil on kirjandusminister igatahes olemas.
Kristjan Silm. Ja mul on väga hea au kuulutada välja ja anda üle kultuurimõtestaja preemia raamatu, kultuuri ja kirjandusliku loomingu väärtustamise eest Mart Juurele. Ja samuti samavõrdselt hea meel on mul anda kultuurimõtestaja preemia Maarja Vainole. Maarja Vainol väikeseks sõnavõtuks. Ja Mart räägib kohe pärast mind, mõlemad laureaadid saavad sõna. Ja kõigepealt suur tänu selle tunnustuse eest. See tunnustus on väga eriline. Ta on seda erilisem, et loomulikult ta on kirjaniku nimeline ja loomulikult seetõttu ka, et millist nimetust ta kannab, et ta on kultuurimõtestaja tunnustus. See teeb eriliselt au, nii et ma väga tänan selle eest. Ja me olemegi siin kirjaniku nimelisel konverentsil ja see rõhutab kuidagi eriti hästi seda, et kultuurikandja on ju alati inimene ja inimene kui niisugune on ju kehaline olend. Ja sellel kehalisel olendil on tema elus hästi palju asju, mis teda ümbritsevad ja jällegi me oleme kirjandusmuuseumis, mis kogub ju tegelikult vaimse pärandi kõrval ka materiaalset pärandit. Ja kui nende inimese asjade peale mõelda, et siis loomulikult meie kõigi elus on asju, mida me kasutame igapäevaselt ja millele me ei pööra erilist tähelepanu. Me lihtsalt kasutame neid, need on meie tarbeesemed, me ei omista neile erilist tähelepanu. Ja meie kõigi elus on asjad, mida me võib-olla ei kasuta eriti sageli, aga mis peavad meil tingimata olemas olema. Seetõttu, et meil on neid vaja, meil on neid põhimõtteliselt vaja, me teame, et varem või hiljem meil ikkagi on vaja need asjad kuskilt kapist või mujalt välja võtta ja neid kasutada, me mitte mingil juhul ei loobu nendest asjadest. Siis on kõikide inimeste kodudes terve hulk täiesti tarbetuid asju, mis on neile lihtsalt armsad. Me hoiame neid ja meie jaoks on neil väga suur tähendus. Ja lisaks on meil siis kõigil ilmselt asju, millest meil ei ole kahju loobuda. Kui tuleb kevadine kappide puhastusaeg, siis me vaatame need asjad üle ja mõtleme, et see läheb nüüd seekord küll siit kapist välja, sest et tuleb ruumi teha uutele asjadele. Ja kui nüüd mõelda teistsuguse keha peale, kui on see inimene, üksik inimene oma kehaga, siis selleks on ju rahvuskehand. Ja rahvuskehandis on täpselt samamoodi. Meie igapäeva kultuuris on terve hulk asju, mida me pidevalt kasutame, tarbime ja millele me ei pööra mingit tähelepanu ja millel mõnes mõttes ei olegi väga suurt tähtsust. Ja siis on meie elus, meie rahvuskultuuris terve hulk asju, mida me võib-olla igapäevaselt ei kasuta, aga mida meil on väga vaja, millest me mitte mingil juhul ei loobu ja ei saa loobuda. Ja siis on selles kultuuris asju, mis meil on lihtsalt väga armsad, mis siis, et neil puudub igasugunegi praktiline vajadus, aga me lihtsalt hoiame neid, sest me ei kujuta oma elu ilma nende asjadeta ette. Ja siis on need asjad, mis aja jooksul muutuvad, kaotavad tähenduse ja millest meil ühel hetkel ei ole enam kahju loobuda. Ja kui me nüüd siin kirjandusmuuseumis oleme ja kui siin on palju räägitud ka raamatutest, siis võib-olla üks kõige suuremaid küsimusi nii inimese seisukohalt kui ka kultuuri seisukohalt on see, et mis juhtub, kui see inimene kaob või see rahvuskultuur kaob. Sest mitte kellelegi teisele neid asju ju siis enam vaja ei ole. Kui inimene sureb, on tema pärijad silmitsi korteri või majade ja asjadega, millel sageli puudub tähendus. Neist jäetakse mõned mälestusesemed ja sageli ülejäänu osas puudub tähendus.
ja kui rääkida kultuuri mõtestamisest, siis võib-olla see kultuuri mõtestamise kõige tähtsam ülesanne on hoida seda arusaamist, et me oleme elujõulised, et me oleme elusad, et me ei ole see rahvas või need inimesed, kelle asju enam kellelegi vaja ei ole, vaid et need asjad on meile armsad ja need asjad on meile vajalikud. Ja kuna ma olen kirglik ratsutaja ja hobuste sõber, siis ma ei saa jätta tegemata ka viidet sellele 4 hunnikule, millest siin juttu oli, ehk hobustele. Ja hobustega on niisugune asi, et hobune tunnetab teise elusolendi südamelööke väga kaugele, mitme meetri 8, võib-olla isegi 15 meetri kauguselt, ta tunnetab ära teise karjaliikme südamelöögi ja see on neile vajalik seetõttu, et nad suudaksid karjana koos reageerida. Ja mulle nagu ongi alati tundunud, et see rahvuskehand on ka tegelikult, inimene on ju ka karjaloom. Ja see kultuur on see südametukse, mida me siis nagu selle karjana tunnetame, et ühiselt millelegi reageerida. Ma tänan selle tunnustuse eest. Aitäh! Ja loomulikult on nüüd sõna Mart Juurel, kultuurimõtestaja preemia laureaadil. Eks see on teada, et kohe kui Tartusse tuled, hakkab juhtuma. Ja minuga juhtus kohe, kui ma bussist maha tulin, siis teel kesklinna peatas mind üks ärrasmees, keda Oskar Luts nimetas linnakodanikuks. Seda tüüpi tartlasi. Ja see ärra jäi seisma, vaatas mind, ajas näppu püsti, ütles, et ma tean sind küll. Sa oled see kirjandusmiilits. Ja mõtlesin, et see on hästi hea sissejuhatus igale kirjandusüritusele, eriti tänasele, sellepärast, et tõesti kirjandust võib rääkida igat moodi ja võib rääkida igaüks ja neid rolle, kuidas kirjandusest rääkida on ka erinevad, et ma täitsa suure huviga jälgiks, mida räägiks selline persoon nagu kirjandusmiilits, mida ta räägiks, millele ta reageeriks. Mina seda rolli võtma ei hakka, mul on endal roll olemas ja ma olen väga rahul, et seda rolli teatakse. Ja et seda hinnatakse. Alguses, kui me alustasime kirjandusministeeriumiga, siis tüüpiline eksitus oli see, mida inimesed tegid, et ma vaatasin seda saadet, seda kirjandusmuuseumi saadet. Aga nüüdseks on see muuseumi nimetus jäänud muuseumile ja meie saate nimi on jäänud saatele. Ja mis sa siin muud kostad, et tulebki tänan žüriid, et meid Maarjaga selle suurepärase auhinna saajate hulka valiti ja žürii liikmeid ma tänutäheks võtan pärast ürituse ametlik osa lõppu Sülle rahvaluule osakonnas. Et oleks teada, kuhu koguneda. Siis tänan toimetajaid, režissööre, produtsente, kelleta me neid jutte televisioonis rääkida ei saaks ja tänan autoreid. Tänan kirjanikke, kes meil külas käivad ja jagavad meiega oma aega ja oma loomingut ja muidugi mõista vaatajaid, kuulajaid, lugejaid, kellele minu ja meie tegevus korda läheb. Ja luban, et teen jätkuvalt samamoodi edasi, sest et usun ka seda, et kui sa teed nii, et sul endal on lõbus ja huvitav, siis on teistel samuti huvitav ja lõbus. Mis on siis muud kui, et elagu kirjandus, elagu looming, elagu Ene Mihkelsoni looming ja elagu Ene Mihkelsoni selts. Suur tänu, jõudu tööle! Mina olengi seal. Onnis kanajalgadel. Mind pandi kosuma, et nälja ajal oleks midagi süüa. Vahepeal unustati mind täiesti. Magasin sajandi. Siis toitu ei vaja. Uni on see, mis hoiab hinge elava. Küllap ma käisin kasaari kombel degusteerimas võõraid unesid. Olin öödega kursis. Nüüd on võrepulgad ja tabad pudedaks muutunud.
illusiooni säilimise huvides hoian vahel roostetanud võrest näpuga kinni. Minust tärkab võrseid ja puid. Mu pilk valib välja järgmise. Härra Krull, olge lahke.